Oleme seni mõttes planeerinud ühte püsikupeenart, mis oleks preeria stiilis. Selline veidi vaesema kasvukeskkonnaga ja seal kasvaksid erinevate kõrgustega püsikud, mis on siis, mida saaks välimuselt kombineerida ja täiendaksid üksteist. On siis selleks siilikübarad, liatrised, kõrrelised ja ühena siis ka Virginia männas mailased. Et antud isend siin ongi Virginia männas mailane Diane. Kasvab umbes 120-150 sentimeetri kõrguseks. Üks taim võib areneda selliseks 60 sentimeetri laiuseks, ehk siis arenguruumi tasub jätta, kui neid istutada. Tal on siis ilusad sellised valged väikesed õied, mis on koondunud küünlataolisteks pikkadeks viiekobarateks. Õitseb ta juulis-augustis, mis on tema puhul siis veel hea omadus on see, et need õied meeldivad mesilastele, tõmbavad neid nii-öelda ligi. Mailased vajavad heaks edenemiseks päikeselist kuni poolvarjulist kasvukohta. Kuid kuna nad on kõrged, siis loomulikult saab neid ka jätta mõnes mõttes teiste püsikute taustataimeks. Planeerime siis sellist peenrala, mis siis olekski pigem toitainevaene, ehk siis kavatseme ka lisada olemasolevale pinnasele sellist teralist liiva, kuna enamus sellised preeria taimi ei soovi või ei talu liigniiskust ja soovivad pigem sellist hästi vett läbi laskvat pinnast. Ka liigrammus, muld, pinnas teevad nad liiga lopsakuks. Ehk siis need sellised kõrged püsikud hakkavad ära vajuma küljele. Ja selleks, et mitte toestada, pigem peaksid need kasvama sellises pigem vaesemas keskkonnas. Konkreetselt Virginia männasmailane talub ka tavalist aiamulda, aga talvel kindlasti ei taha ta seisvat vett või sellist loiku. Õnneks siis meie planeeritavas alas seda ka ei esine. Ostsime siis teadlikult eelmine aasta uue peenrala jaoks paar erinevat Virginia männasmailast, mida siis paljundasimegi või planeerisime paljundada pistikoksa teel. Hobiaednikuna siis ei teadnud, kas sellel on ka positiivne tulemus. Aga nagu näha, siis täitsa hästi pistikokstest nad ka ellu jäid, kasvatasid juured alla. Paaril taimel või paaril pistikoksal siis juuri ei arenenud, kuid enamusel siis võib öelda umbes 80% tõesti see õnnestus. Nagu näha, siis juurekava on ka päris korralik. Pistikoksad siis võtsime suve lõpupoole ja läksid nad siis potiga kasvuhoonesse, kus me hoidsime neid kogu talve. Pott oli siis iseenesest nii-öelda kaevatud maasse, et hoida siis seda ühtlasemat temperatuuri nii talv läbi kui ka kevadel.
tundub, et õnnestus täitsa hästi. Hetkel siis istutame nad ümber või jagame selle pihtikooksapoti taimedeks ja istutame ümber ja laseme neil veel kosuda. Hetkel veel küll kasvuhoone tingimustes, et hoida stabiilsemat temperatuuri ja vältida neid öökülmi. Ilmselt peenrasse istutame nad siis mõni aeg hiljem, kuna seda peenraala veel ei ole ja tuleb hakata seda alles tegema, mis võtab mõne aja. Ehk siis kui läheb selle peenraalu tegemiseks, siis ka näitame meie Facebookis ja YouTube'is ja mujal sotsiaalmeediakanalites, kuidas meil selle peenraala rajamine käib ja läheb.